nüüd aga saabub meile siia liputoimkond ja pärjakandjate toimkond ja meil on ühiselt rõõm neid tervitada. Austatud kokkutulnud, kes te olete täna oma sõidusuuna ja sammud seadnud Kullamaale, seda selleks, et tähistada siin kihelkonnapäeva ja ühtlasi ka Vabadussõja mälestussamba esmaavamise 100. aastapäeva. Me teeme selle sündmuse siin mälestussamba juures lühidalt ja edasi jätkame juba Kullamaa kirikus. Pärjapanemise talitus ja esimese pärja asetab auvaukude saatel Kaitseliidu Läänemaleva pealik major Jaanus Tuulik. Palun! Riigikogu nimel Kalle Laanet. Lääne-Nigula vald. Kullamaa osavald. Lääneranna vald. Kullamaa kogudus. Kaitseliidu Rapla malev. Eesti Endiste Metsavendade Liit. Läänemaa Vabadusvõitlejate Ühendus.
Valga sõjamuuseum. Ühismärk kõigi kokkutulnute nimel. Lääne prefektuuri Haapsalu politseijaoskond. Aitäh! Nii nagu ilm meiega, nii meie ilmaga. Me jätkame seda sündmust kirikus. Lipud viiakse siit välja tseremoonialt autosse ja meie liigume kõik kirikusse. Mõne hetke pärast jätkame kirikus ja alustame kirikus Eesti Vabariigi hümniga. Teatamisi kallandust. Varem ei saanud täna puhul, et üle 20 000 rahvast. On kihelkonnapäev ja on ka Eesti riikliku iseseisvuse taastamise pidulik tähtpäev, sest möödus 35 aastat Eesti riikliku iseseisvuse taastamisest. Aga meie oleme siia kogunenud ennekõike sellepärast, et tähistada Kullamaa vabadussõja mälestussamba esmaavamise 100. aastapäeva. Sellest räägitakse täna lühikokkuvõttes. Sellest räägitakse tänases ajalehes Lääne Elu. Kohal on Lääne Elu ajakirjanik Juhan Hepner, kes kirjutab sellest tõenäoliselt ajalehes meile ja tulevastele põlvedele lugemise, mida saame lugeda meie ja tulevased põlved sellest, mis toimus siin täna, aastal 2026. On nii tore, et üks väike laps siin täna häält teeb. Tema räägib oma keeles, omas mõttes ja ta saab juba 10 või 20 aasta pärast öelda, ka mina olin sellel sündmusel, ka mina kõnelesin siin, aga siis oli minu oma jutt ja oma kõne. Räägi kaasa, räägi kaasa. Sest juba 50 aasta pärast, aastal 2076, teeb see põlvkond siin mälestussamba 150. aastapäeva. Ja aastal 2126 teeb tema põlvkond ja tema põlvkonna lapsed ja lapselapsed siin samba 200. aastapäeva. Inimesed, mõelge sellele, millega me täna siin hakkama saame. Me tähistame 100. aastapäeva. Järgmine kord, kui samba 2.0 aastapäeva tähistatakse, on heal juhul siin ehk see väike ilmakodanik, kes meiega praegu kaasa räägib. Head inimesed, kõlab Eesti Vabariigi hümn.
Lääne-Nigula valla vallavanem Janno Randma. Head külalised, head kaitseliitlased, inimesed naabervallast ja kõik, kes tunnevad mingisugustki seost siis Kullamaaga ja Lääne-Nigula vallaga. Mul on hea meel, et tegelikult on väga palju inimesi siia Kullamaa kihelkonna päevale tee leidnud. Kullamaa kihelkond, nii nagu mitmedki teised kihelkonnad, on tõesti selle suure Lääne-Nigula valla osa. Ja nii nagu Kullamaal on ka mitmes mujal kihelkonnakeskuses olemas vabadussõja mälestusmärgid. Aga Kullamaa on mõnevõrra eriline. Eriline just seetõttu, et 100 ei tule nii lihtsalt ja niisama. Nii nagu Eesti riigile on antud 2 võimalust. Paar päeva ju tagasi tähistasime seda teist võimalust, 35 aasta möödumist taasiseseisvumist. Nii on olnud saatus ka väga paljude meie Lääne-Nigula valla ausammastega. Et kui Kullamaa ausammas siis 100 aastat tagasi avati, siis ei võinud ju keegi teada, et sellise punase ajuloputusega huligaanid selle mõne aasta pärast õhku lasevad. Aga eestlase jonn on eestlasele omane ja 89. aastal siis see taas avati. Ehk siis see oli see teine võimalus. Ma siiralt loodan, et me kõik teeme selleks, et mitte mängida välja, kas meile antakse veel 3. võimalus, vaid panustame nii, nagu me suudame, et me ei peaks selle 3. võimalusele kaarte panema. Meil on olemas kõik võimalused selleks. Ausammastega on nii, et see on nagu meie mälulugu. Selle lõhkumine oli soov kustutada mälu. See ei läinud korda, sest sellesse asukohta, kus ta esialgsena siin Kullamaal seisis, ju tegelikult seda mäletati, sinna lilli toodi, seal nüüd küll seisab teine tähtis sammas ja taastamise järgselt on ju Kullamaa ausammas veidi uuel asukohal, aga see ei kahanda selle väärtust. Aga ausambad on teistpidi ka natukese nagu meie oma mälukilt, sellepärast, et kui meie nii-öelda mälumaastikke ja ajalugu rünnatakse, siis meil peab olema mingisugune siht, mingisugune vaade. Ja ausambad, on nad siis, kus nad meil on just see, mis aitavad hoida ja talletada seda mälu. Aga meie kohus on hoida neid ausambaid, sellepärast, et nii nagu ma ütlesin, et inimese mõttemaailma ligipääseda tahetakse võtta kõigepealt mälestussambad, sümboolika, et me ei tohi selle lasta juhtuda. Ja seetõttu on ka oluline, et see, mida me kalliks peame, hooldame, hoiame. Lääne-Nigula vald tõesti aasta tagasi võttis ette, sellepärast, et nii mitmelgi siis mujal on sellised ümmargused numbrid, et Nigulas me tähistasime 95. siis aastapäeva ja Kullamaa tõesti oma suursuguse 100-aastase tähtpäevaga. Et see on väga oluline, et me kõik panustame. Lääne-Nigula võttis ette selle, et saaks tehtud korda hoitud. Aga iga inimese oluline panus on see, et ta leiaks aastas selle hetke, et ausamba juurde tulla, korraks seisatada, korraks mõelda, sellepärast, et selle ausamba taga ei ole mitte kunstniku töö, vaid selle ausamba taga on nende inimeste panus sellesse, kes meile selle vabaduse andsid. Meil on olnud õnne, et see teine võimalus tuli meile ärevalt, aga ilma selliste kaotusteta nagu esimene. Ja see, et meie vabadus ei ole iseenesest mõistetav, vaid sellesse me peame panustama, peab olema iga ühe südames. Ja kui siis läheb aeg-ajalt meelest ära, siis leidke tee nende ausammaste juurde, nende mälestusmärkide juurde, sest see on selline väike panus, millega saab igaüks hakkama, panustades sellele, et
meie mälupilt, meie mälumaastikud ja ajalugu ei kustuks. Kui me suudame seda hoida, suudame me võita ka kõik muud väljakutsed, mida meile pakutakse. Tänan veel kord kõiki, kes siia siis kihelkonnapäevale tee on leidnud. Tänan kõiki, kes on panustanud sellesse, et meie mälupilt ja ajalugu säiliks, et seda talletatakse ja soovin kõigile ilusat kihelkonnapäeva. Elagu Eesti! Kangelaste mälestamine. Luuletaja Virve Osila on kirjutanud: sa oled nii väike, Eesti mu kodumaa, aga sul ja mul suuremat pole, muud ma tahta ei saa. Siin sündisin sinust, paesest tuulisest maast, mulle kinkisid maise elu, kord ma uuesti sinuks saan. Minu jälgi sinusse jääb, laulus kestab mu tee, juurte ja larvade läbi heliseb kaua see. Nõrkuses murdun sul ligi, verega tunnen sind, jõudu tõusmiseks annad isa-isade pind. Oled mu rahva kodu, ainus ja püha saab, teist mul tõesti ei ole kui sina, mu Eestimaa. Täpselt 100 aastat tagasi suvel said need mehed, kes Kullamäe kihelkonnast läksid oma püha kohust täitma vabadussõtta ja ka langesid seal. Nad said omale väärilise ausamba, et meie rahva kodu, meie Eestimaa saaks olla vaba ja sõltumatu riik. Üks unistus oli täitunud, küll vere hinnaga, aga tulevased põlved mäletavad seda veel kaua ja kaua. Kõigeväärne Jumal, hoia nende meeste hingi ja anna neile rahus puhata, et nende aade ei sureks ja kodumaa muld oleks neile kerge, sest nemad tõesti oma verega niisutasid seda maad. Õnnistage seda 100 aasta vanust Kullamäe vabadussammast, et see märk meie vabadusest oleks ikka ja alati meie kõigi silme ees ja meenutaks meie iseolemisse soovi ka mitmesaja aasta pärast. Et me saaksime selle verega tunnetatud maad ikka omaks ja pühaks pidada. Ja me palume seda õnnistegija enda õpetatud sõnadega. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Hoia Jumal Eestit!
meile mängib ja mängis täna ja mängib veel Kaitseliidu Pärnumaa malevorkester Sakson ja dirigendiks on Sigrid Inn. Kõlas ka trompeti signaal, hea tööd ja äratus, selle esitas meile Karl Kivi, trompet. Alguse osa pidas Kaitseliidu Läänemaleva kaplan Meelis Mald. Nüüd aga anname orkestrile väikese äramineku hetke ja me jätkame sündmust siinsamas kirikus ja kõik jätkub täpselt kava kohaselt ja kirikupalguse peab koguduse õpetaja Kari Tünkan. Paar päeva tagasi Eesti riik tähistas 35. taasiseseisvuse päeva. Meie kogudusena tähistame seda reisuna Saaremaale meie eespalve kogudusse Kuressaare Laurentsise kirikusse. Markuse evangeeliumis on tähelepanu keskne üks raha. Jeesuse juurde oli tulnud variserid ja nemad tahtsid Jeesuse lõksu panna. Jeesus palub näidata teenarilt, kelle pilt ja kiri sellel on. Nad ütlesid keisri, aga Jeesus ütles neile keisrile oma andke keisarile tagasi ja Jumalale oma Jumalale. Selle vastusega Jeesus ei kaotanud igapäevaelu kaheks üksteisest eraldatud osaks, milles üks kuulub riigile ja teine Jumalale. Münt võib kanda keisri pilti, kuid Jumala näo järgi looduna inimesena me kanname looja nägu. Kuid inimese südametunnistus, tema väärikus ja hing ei ole ühegi valitseja omand, need kuuluvad Jumalale. Just nii avanebki mõtte, südametunnistuse ja usuvabaduse sügav mõtte. Riiklik iseseisvus ja vabadus on hindmatu väärtusega. Ometi ei ammenda riiklik iseseisv veel vabaduse kogu sisu. Vabadusega kaasneb ka küsimus, kellele vabadus kuulub. Iseseisvus on Jumala and. Meie ei saa noorematel eeldada mälestust ajas, mille nad ise ei elanud. Küll aga tasub vanemal põlvkonnal vastustust pärandada iga järgnevale põlvkonnale mälu ja anda õigel ajal ka iseseisvuse hoidmise vastustus. Vanem põlvkond peab omakorda tähelepanelikult kuulama neid, kelle jaoks vabadus tähendab iseenesemõistetavat õigus esitada küsimusi, seada kahtluse all varasemad tõdemused ja hinnangud, suhtuda kriitiliselt sellesse, mida peetaks iseenesemõistetavaks. Vabadus tähendab ka seda, et igal uuel põlvkonnal on õigus teha teisiti, kui varasemad tegid. Ka kuningas Salomon ei palunud Jumalalt kõigepealt rikkust, au ega pikka iga, vaid tarkus, et teenida talle usaldatud rahvast. Iga vaba riik vajab riigi kaitset, häid liitlasi ja mõttekaaslasi, õiglust, maksukorraldust, toimivat kooli ja turvalisi teid ja hoolivat ühiskonda. Keisrile tulebki keisrile anda. Jeesus ütles neile, keisri oma andke keisrile tagasi ja Jumalale oma Jumalale.
Jumalale ei anda ainult seda, mida keisrilt jääb üle. Jumalale anname iseenda, sest me oleme Jumala näolised inimesena, kes armastavad Jumalat ja ligimest, nagu iseennast, peegeldubki Jumala palel. Vabadus ei püsi ainult sellest, et 35 aastat tagasi tehti õige otsus. Eesti iseseisvus püsib siis, kui teeme ka täna õigeid otsuseid, toetused Jumala sõnale, kristlikele väärtustele ja südametunnistusele. Saame paludagi Jumalalt tarkus, et ta ei annaks keisrile seda, mis kuulub Jumalale, ega jätaks Jumalale andmata seda, mis kuulub talle iseennast. Aamen. Päevakohane kõne. Meie ette tuleb Kaitseliidu nimel kõnelema Kaitseliidu Läänemaleva pealik, major Jaanus Tuulik. Nii nagu juba vallavanem siin korduvalt ütles, siis totaalsed režiimid ja vaenlased üritavad alati hävitada meie mälestusmärke, meie monumente ja seda ühel kindlal eesmärgil, et kustutada rahva mälu ja rahva kaitsetahet hävitada. Õnneks Kullamaa rahvas oli nii kangekaelne ja visa, et taastas ausamba uuesti 89. aastal ja olen Kullamaa poisina väga õnnelik, et sain 12-aastasena ka osaleda selle ausamba taastamises. Et täna on eriti uhke tunne selle üle. Me peame aru saama, et vabadust tuleb hoida, kaitsta ja seetõttu Lääne-Malev igapäevaselt teeb ka väga tugevat tööd. Meie töö on harjutada, saada paremaks riigikaitses, suurendada meie võidutahet ja täna hommikul, kui ma käisin staabist läbi, toimus just parasjagu näiteks staabi assistentide õpe, kus oli 70% olid meie tublid naised, 30% neist olid mehed. Aga igal juhul see näitab seda, et iga nädalavahetus kuskil midagi me teeme, et võib-olla meid ei ole väga palju näha ja see on teinekord ka taotluslik, sest ka vastane jälgib, millega me tegeleme. Igal juhul vabadust tuleb kaitsta ja Kullamaal tegelikult tänasel päeval ei ole liiga palju inimesi veel Kaitseliidu või Naiskodukaitse või noorkotaste või kodutütarde ridadesse astunud, et kindlasti võiks see number suurem olla ja ma kutsungi täna kõiki teid liituma Kaitseliiduga, Naiskodukaitsega, kodutütardega ja noorkotastega, sest ainult nii suudame saada tugevamaks ja paremini oma riiki kaitsta. Au olgu nendele kangelastele, kes Eesti ja Kullamaa eest omal ajal langesid. Nad andsid ära kõige kallima, mis meil oli, oma elu. Ja nii nagu kaitseliitlased ütlevad, siis Eesti eest surmani. Aitäh! Nüüd tuleb meie ette inimene, kes räägib ajaloost. Ajaloolise tagasivaate Vabadussõja mälestussambast teeb Ervin Rannik. Mulle on tehtud austav ülesanne anda ülevaade Kullamaa Vabadussõja monumendi püstitamisest, millest möödus äsja 100 aastat. Ja samuti ma tahaksin teha kerge ülevaate sõja lõpus purustatud monumendi taastamist, mis leidis aset 1989. aastal. Vabadussõja monumentide püstitamine algas õige pea. Näiteks juba Kuusalu kalmistu valmis hukkunutele mälestusmärk juba aasta pärast Tartu rahu, aga sellele järgnesid juba Narva, Vändra, Ilumäe ja mitmed teised. Ja võib arvata, et sealt said ka Kullamaa ärksamad mehed innustust mälestada ka oma kodukandi langeid. Seda enam, et Haapsalus oli juba 1924. aastal püstitatud monument. Selleks, et see
sammas saaks realiseeruda antud eesmärgi saavutamiseks, siis asutati 1925. aastal Kullamaa seltskondlike organisatsioonide liit. Ja kui nüüd vaadata selle liidu koosseisu, kellest see koosnes, siis peamiselt olid selleks seltside esindajad, aga eeskätt just nende elukutseks olid eeskätt just koolmeistrid. Et siin Jüri Uustalu, Eero Veidermaa, Jaan Allik, kes oli ühtlasi ka liidu esimees, nad kõik olid siis tolleaegsed kooliõpetajad. Ja selleks, et nüüd seda raha saada, algas kohe hoogne korjandustegevus, aga korraldati ka mitmesuguseid üritusi ja pidusid, millest laekunud raha siis läks püstitatava monumendi heaks. Ja kui see raha hakkas juba, nagu öeldakse, või vajalik raha hakkas juba laekuma, siis pöörduti saarlasest kiviraiduri Mihkel Munki poole, kes siis võttis selle ülesande, nagu öeldakse, oma põlvedele. Peab ütlema seda, et Mihkel Munk oli tuntud meistrimees, kes oli saanud siis vilumuse oma isa käe all Kaarma dolomiidikarjääris. Ja üks vahe, ta ka töötas Riias, kus siis mitmed Läti pealinna hooned said siis tema valmistatud kas portaali või karniisi või mingi muu kaunistuse. Ja tema meistrikätt on saanud tunda ka paljud Tallinna rajatised, sealhulgas siis ka praeguse Vabaduse väljakut ääristavad hooned nagu omaaegne Eeksmaja või siis luksuskina Palass, Gloria Palass, kus teatavasti praegu paikneb siis Vene teater. Mis puutub nüüd sellesse sambasse, siis see valmistati Saaremaal, aga ta toodi siis laevaga Haapsalu ja sealt siis omakorda rongi ja siis vendade Baumanide autoga siis siia Kullamaale. Ja selle mälestusmärgi kohaks sai selline ideaalne paik, mis jääb just kiriku ja siis tolleaegse Sauli poe vahele. Ja 5. juunil pandi siis mälestusmärgile, nagu öeldakse, nurgakivi, kuhu asetati ka siis silinder tolleaegsete ajalehtede ja samuti siis sõjas langenud meeste nimedega. Tolleaegne Päevaleht mainib, et kui vanasti asus sellel kohal häbipost, siis nüüd saab seal kõrguma monument, mis meenutab eestlaste vabadusvõitlust ja mehi, kes ohverdasid oma elu Eesti nimel. Vabadussõja monumendi püstitamiseks kulus 160 000 Eesti marka, et saada ettekujutust, mida see raha endast kujutas, siis nii palju, et 12-13 000 marka maksis näiteks lüpsileht või siis ka Prantsuse päritolu jalgratas, 5 marka jälle näiteks Postimehe üksiknumber. Ja antud samba püstitamine või avatseremoonia ja toimus siis 11. juulil 1926. Ja kaasaegsete mälestuste järgi oli kohale saabunud kõvasti üle 1000 inimese. Ja et nüüd kaugema nurga inimesed saaksid seda oma silmadega näha, siis loomulikult tuldi juba õige varakult kohale, nii et ööbiti siis tuttavate või sugulaste poolt. Ja see pidulik avatseremoonia algas siis rongkäiguga Köstri maja juurest ja siis inimesed koos
Puhkpilli orkestri helide saatel saabusid siis siia avatava mälestussauna juurde. Ja rongkäigus olid siis kaitseliitlased, koolide ja siis organisatsioonide esindajad. Ja kell 2 saabus siis kohale tolleaegne kaitseminister kindral Jaan Soots, Läänemaa vanem Aleksander Saar ja mitmed teised tähtsad isikud. Ja kui see rongkäik oli siis nüüd kohale jõudnud siia ausamba juurde, siis kaitseliitlasi, nende ülemat tolleaegset Lääne maavanema või Lääne siis maleva pealiku abi Edgar Leopas siis raporteeris kindral Sootsile ja Soots siis tervitas kõiki rongkäigus osalejaid. Ja avakõne pidas siis Kullamaa seltskondlike organisatsioonide liidu esimees Jaan Aljas, kes siis ka ühtlasi langetas monumendilt kattu. Seejärel toimus monumendi kiriklik pühitsemine, kus osales siis kohalik kirikuõpetaja Arvid Braše, aga selleks oli siis eraldi spetsiaalselt kohale saabus ka tolleaegne metropoliit Aleksander. Ja kui sammas oli pühitsetud, sai esimesena sõna kindral Soots, kes rõhutas oma kõnes, et eestlased on saanud ülekaaluka vaenlase võitu ja jagu just tänu oma püsivale mõistusele. Sellele järgnes siis maavanema sõnavõtt, samuti siis Hendrik Anniko kõne, kes esindas siis kooliõpetajat. Aga kui nüüd lugeda tolleaegset päevalehte, siis kõige mõjuvamalt olevat jätnud inimestele mulje või sellise mälestuse ja mulje just vana koolmeistri Jaan Veidermanni kõne, nii et see olevat siis olnud selline hästi isamaaline ja läinud kõigile südamele. Ja pärast selle monumendi avamist toimus siis ka kõrgete külaliste auks pidusöök, kus siis jagati üksteisele tervitusi. Ja kindral Soots veel ära minnes tänas Kullamaa seltskondlik Kullamaa siis Vabadussõja toimkonda või selle organisatsiooni toimkonda, kes oli siis vastutas ja kellel lasusid kõik need kohustused, et see monument saaks siis realiseerida. Aga kuna see monument rajati endise kiriku kellamehe Kartulimaale, kus veel avapäeval oli näha ebatasast maad, siis muidugi muutus päevakorral või kerkis päevakorral küsimus, et nüüd tuleb kiiresti see hea korrastada ja selle ausamba pargi rajamisega tehti juba sama aasta sügisel algust ning siis vastavad puuliigid ja selle kavandi pani paika tolleaegne eestlasest esimene aiandusdoktor Aleksander Siimon, jah, tubli. Ja Aleksander Siimoniga on veel see huvitav side, et tema oli meil siin kaua Kullamaal töötanud õpetaja Armida Põldere onu. Nii et siin on ka teatud side Kullamaal. Nii et rahvas hakkas siis seda parki kutsuma ausamba pargiks ja sellele pargile andis, nagu öeldakse, sellist auväärikust ja prestiisi juurde omaaegse riigi vanema Jaan Teemanti külaskäik Kullamaal, mis sai siis, mille initsiaatoriteks olid siis põllumeeste selts, aga ka teised organisatsioonid. Ja selle külaskäigu raames ta siis istutas tamme, rõhutades seejuures, et see tamm
kui visaduse ja tugevuse sümbol peab olema meile siis nagu sihiseadjaks meie tegudele ja ettevõtmistele. Kurb on muidugi see, et see monument ei saanud kuigi kaua püsida, sest pärast punavõimu kehtestamist juba 26. augustil 1945 purustati siis see monument. Ja kõige levinuma versiooni järgi olevat siis inimesed kutsutud mingisugusele poliitilisele üritusele rahvamajja, seejärel olevat siis uksed suletud. Ja kui need uksed avati pärast seda plahvatust, siis avanes inimestele loomulikult väga masendav vaate. Ja nagu hilisemalt räägitakse, et selle samba purustamise eestvedajaks oli siis selline mees nagu Johannes Leemets. Ja just äsja kuulsin ka seda, et punaväelastest sapöörid, kellele see samba õhkimine tehti ülesandeks, ei saanud nagu oma ülesandega korralikult hakkama, nii et paluti siis kohalikku kivipurustajat, kes oskas siis nagu öeldakse laengu õigesse kohta panna. Ja kui nüüd algas laulev revolutsioon ja perestroika, siis seda kasutasid kohe ära kullamaalased, kes juba 1989. aasta septembris teatavasti taas avasid monumendi. Ja selle monumendi püstitamise pearaskus langes siis tolleaegsele muinsuskaitse seltsile, mis ka sama aasta või 1988. aasta novembris siis asutati. Ja selle muinsuskaitse seltsi eesvedajaks ja esimeheks oli siis Ants Arne Lepikson. Ja nüüd ühenduses selle samba püstitamisega oli vaja raha ja sarnaselt siis sõjaeelse olukorraga nüüd algas ka niisugune hoogne raha kogumine ja peab ütlema, et inimesed olid sel ajal väga varmad oma raha loovutama, sest kardeti, et järsku poliitiline olukord võib muutuda ja siis, nagu öeldakse, tõmmatakse samba ehitamisele kriips peale. Ja selleks, et see samba või raha kogumine sujuks kiiremini ja sujuvamalt, selleks oli ka siis korjanduskast kaupluses, kus siis inimesed said vastavalt siis oma võimalustele raha anda. Aga muidugi suurimateks panustajateks olid siin ümbruskonna majandid, Sooniste sovhoos, Läänemaa metsamajand, aga loomulikult siis ka Kullamaa kolhoos, kes pani poole vajaminevast rahast. Aga samal ajal, kui nüüd koguti raha monumendi püstitamiseks, tekkis kohe probleem, et kuhu see tulevane Vabadussõja monument siis püstitada, sest probleem seisnes selles, et 1973. aastal oli endise Vabadussõja monumendi kohale asetatud siis Rudolf Tobiasele pühendatud mälestuskivi. Ja antud küsimust arutati siis novembris rahvakoosolekul siinsamas rahvamajas 1988 ja oli siis mitmesuguseid seisukohti. Osa inimesi leidis, et tuleb luua siis või tuleb taastada samba koopia ja ta tuleb asetada täpselt sellesse samasse kohta, kus ta siis omal ajal lõhuti. Siis üks osa inimesi arvas, et siia samasse kirikusse tuleks asetada mälestusplaadid, aga selle vastu rääkis asjaolu, et kirik on enamasti huvilistele suletud ja lõpuks jäi peale tolleaegse kolhoosi esimehe Eino Priimäe seisukoht, et Tobiase kivi ümberpaigutamine oleks barbaarsus ja lugupidamatuse näitamine
oma kandi suurmehe vastu. Ja kompromisslahendusena tekkis siis idee, et see tulevane ja taastatav monument tuleks siis rajada vana pastoraadi esisele väljakule. Vahepeal oli juttu ka sellest, et samas võiks asetseda kiriku ees või siis ka praegusel või siis sellel territooriumil, kus on praegu siis need mälestuskivid Kullamaa suurkujudele. Aga see valitud paik oli tegelikult väga soodne, sest et ta oli kõigepealt hästi silmatorkav, aga teiseks ta paiknes haigla lähedal. Ja see oleks siis muutnud, nagu öeldakse, või raskendanud oluliselt selle võimalikku või selle tulevast õhkimist, kuna haigla lähedus oleks tekitanud suurt vastukaja, kui haigla oleks saanud nüüd kannatada. Aga praegu tundub see, nagu öeldakse, kummaline, aga tuletage meelde, et ajad olid väga, väga ärevad ja neid mälestusmärke või sambaid ka lõhuti, sest et 1991. aastal üritati ju Tahkurannas Konstantin Pätsi monumenti õhata, aga ka siis Eskus purustati ju metsavendadele pühendatud mälestusmärk, nii et selles suhtes oli see väga, väga taibukas lahendus. Ja nüüd selle taastatava monumendi avamine leidis aset siis 30. septembril 1989. Ja ma usun, et teie seas on ka inimesi, kes seda sündmust ise vahetult mäletavad. Nii et selle avatseremoonia algust tähistas siis kiriku kellahelin. Seejärel võttis sõna tolleaegne kolhoosi esimees Eino Priimägi, kes siis tõdes, et meie eesmärgiks on õigusriik ja vabadus. Ja austuse märgiks langetasid ausambad katte kaks Siberis käinud meest. Üheks oli siis näete, üks moment, mul on praegu mälukramp, ühesõnaga Endel Riive ja siis Clementi, Ain Clementi, ma eksin, Soonistas. Ja nendele siis sekundeeris ka veel siis Ants Lepikson. Ja pärast samba või selle eeskatte langetamist sai sõna ka tolleaegne külanõukogu esimees Aili Hansen ja tema tundis oma kõnes just siirast rõõmu selle üle, et ka vanemad inimesed saavad näha oma silmadega taastatud monumenti. Ja täienduseks veel nii palju, et Aili Hansenilt pärineb ka väga originaalne idee. Nimelt, kui see taastatav mälestusmärk nüüd avati, siis te võite kõik näha, et ta ei ole nüüd küll täielikult originaalne, nagu siin esialgu plaan oli, aga selle mälestussamba ühel tiival paikneb siis niisugune dekoratiivne pärg, mille tipus on siis paigutatud teineteise peale nii viisnurk kui ka siis haakrist. Ja mis puutub üldse nüüd sellesse avatud sambasse, siis selle valmistajaks oli jälle taas Saaremaa mees, aga mitte nüüd Mihkel Munk, kuigi ta oli Mungi, nii kummaline kui see ka ei ole, ta oli selle Munki sugulane, selleks meheks oli siis Volli Sai ja tema oli just äsja asutanud kooperatiivi Tolokivi ja siis Allan Murdmaa kavandi ja siis selle Tolokivi meeste poolt see mälestusmärk valmis. Ja Saaremaal
ta siis ühesõnaga valmistati, aga Kullamaal siis pandi kokku. Ja kui nüüd veel nii palju mulle lisada, et oli ka külalisi, kes seal avamistseremoonial esinesid ja üheks selliseks meheks oli näiteks tolleaegne Eesti Muinsuskaitse Seltsi esindaja Mati Mandel. Ja tema lõpetas oma kõne Läti Hendriku kroonikast võetud Eesti vanemate tsitaadiga Riiast 1223, et nii kaua kui maal on kas või 1-aastane poisike või küünrapikkune mees ja poiss, nii kaua mingisugust allaandmist ei ole. Ja kogu see ilus üritus lõppes siis omaaegse EKE inseneride meeskoori siis Kullamaa segakoori ja siis Puhkpilli orkester Pärnu ühisesinemisega, milleks oli siis Eesti hümn, mida me saime siin ka äsja kuulata. Ja kui nüüd pärast samba taasavamist toimus Muinsuskaitse Seltsi koosolek, siis Ain Lepik ja Ants Lepikson tõdes, et samba valmistamiseks kulus ligemale 20 000 rubla, aga siis see avatseremoonia, see maksis kusagil natukene üle 1100 rubla. Aga peab ütlema, et need väljaminekud olid võrdlemisi mõõdukad, sest aasta pärast ei oleks selle raha eest enam midagi jõutud või suudetud teha. Sest ma usun, et väga paljud veel mäletavad teist, et sel ajal oli alanud niisugune hüperinflatsioon, kus rubla ostujõud ei vähenenud mitte päevade, vaid lausa tundidega. Ja nüüd samal ajal, kui see ausammas oli valminud, said kõik aru, et sellest on vähe, et tuleb ka lisada juurde siis teises maailmasõjas langenud mehed ja ka siis repressioonide läbi hukkunud inimesed. Ja kõrvuti nüüd selle samba või taastamisega algas ka nende nimede väljaselgitamine ja inimesed olid jälle taas väga aktiivsed ja reageerisid Ants Lepiksoni üleskutsele. Ja mitme aasta sellise töö tulemusena valmis samba teine järk. See oli siis tehtud siia samba ette, algse samba ette tehtud süvend, kus oli siis trepp ja kahel pool treppi siis 12 tahvlit kõikide hukkunute ja represseeritute nimedega, keda on siis olnud siiamaani võimalik välja selgitada. Ja nüüd selle teise etapi valmimise juures ma tahaksin mõttes teha sügava kummarduse Ants Aarne Lepiksoni ees, sest tema oli just see, kes seda protsessi järjekindlalt vedas. Muidugi tal olid ka abilised, aga pearaskus langes siiski tema õlgadele, nii et tõesti suur tänuavaldus talle. Ja ma pean ütlema, et see valminud teine ehitusjärg ei ole pelgalt mälestus ühele sõjale, vaid see on Kullamaa piirkonna selline, ta täidab Kullamaa piirkonna sellist lepituse, mälestuse ja kogunemispaika. Ja meeldiv ongi tõdeda seda, et praegu sammas samuti on kogunemispaik, kuhu tullakse tähistama siis Vabadussõja vaherahu sõlmimise siis momenti 3. jaanuaril, aga ka siis Tartu rahu aastapäeva, aga samuti inimesed tulevad kohale siis, kui saabub võidutuli, et siis juba südata omakorda jaanilõpped. Ja teise samba puhul on olnud just
inimesed, eeskätt küüditatute ja represseeritute sugulased just tänulikud seetõttu, et pikka aega saladuses hoitud nimed, aga ka siis teadlikult unarusse jäänud inimeste nimed on lõpuks raiutud kivisse ja nad on ühesõnaga kaitstud siis selle eest, et me kunagi neid nimesid ei tea. Ja tahaksin oma kõne lõpetada tõdemusega, et mind hakkas üha enam ja enam painama teadmine, et kahjuks ei ole meie Kullamaa samba kompleksil esimeses maailmasõjas hukkunud meeste nimesid. Ja probleem on nüüd selles, et jah, et me võime küsida endi käest, et esimene maailmasõda, et see ei olnud ju meie sõda. Aga tänu just esimesele maailmasõjale sündis Eesti Vabariik ja tänu sellele sõjale me saavutasime ka hiljem võidu vabadussõjas. Me peame teadvustama ka seda, et just esimeses maailmasõjas said oma tulerisse ja ohvitseripagunid mitmed hilisemad vabadussõja sangarid nagu Jaan Kruus, siis Julius Kuperjano või Anton Irm. Nii et esimene maailmasõda täitis või on etendanud meie ajaloos väga suurt rolli. Ja probleem on selles, et Eestis on üle 30 vabadussõja mälestussammu, kus on fikseeritud ka esimeses maailmasõjas hukkunute nimed. Ja kas meil siinsamas Läänemaalgi Martna, siis Lääne-Nigula, Märjamaa, Noarootsi, nii et eeskuju on olemas ja selles mõttes tuleks meil nagu lunastada selline auvõlg, seda enam, et Piirsalu inimesed juba 1923. aastal asetasid oma kiriku seinale tahvli, kus on siis nende nii maailmasõjas kui ka vabadussõjas hukkunute nimed. Aga me peame arvestama, et Piirsalu kirik oli sel ajal Kullamaa abikirik, nii et me ei tohiks, nagu öeldakse, jääda Piirsalu inimestest maha, nii et see oleks nagu minu üleskutse, et kunagi tulevikus võiks selle auvõla likvideerida. Sellega on minu kõne lõppenud ja ma väga vabandan, et ma nüüd röövisin teie aega, aga ma veel kord tänan teid kuulama. Head inimesed, selle ilusa ja ülevaatliku kõne, mille Ermin Rannik meieni tõi, saame järgi vaadata meie täna ja homme ka siin videos, mida Aare Indremäe filmib meile ja tulevastele põlvedele. See läheb videosse üles, läheb YouTube'i üles ja see on vaadata igavesti, sest selle video on tellinud Kaitseliidu Lääne-Malev ja see on vaadata sulle ja mulle tulevastele põlvedele. See on ajalugu. Siia teisele poole tuleb Eesti kõige kuulsam restauraator, skulptor Paul Uimopuu oma lähedastele. Paul, palun tule siia. Tulge, ärge häbenege. Võtke teie ennast siia poole. Jätame Pauli siia äärde. Me oleme tänasel päeval ja sellel hetkel siin tänamas ja tunnustamas Eesti kõige kuulsamat restauraator, skulptorit Paul Uibopuud selle tegevuse eest, mida ta on Läänemaal juba teinud ja mida ta veel teeb. Aga mitte ainult ka Läänemaal, vaid üle Eesti. Tema on see mees, kes restaureerib ja taastab ja annab vabadussõja mälestussammastele ja ka kõikidele monumentidele üle Eesti uue ilme ja taastab neid sellisena, nagu nad võiksid ja peaksid välja nägema. Siinkõneleja tutvus selle mehega 2017. aastal Haapsalu vabadussõja mälestussammast restaureerides ja oli pisarateni viiv
väike jutuajamine ja nii see tutvus algust sai. Kui Lääne-Nigula vald hakkas otsima inimest, kelle poole pöörduda ja kes võiks sambaid restaureerida ja Siim Eeberg küsis kontakti, ma ütlesin, kuna et olen ka kokku puutunud tegevusega, sammaste ja ajalooliste sündmustega, et kelle poole pöörduda. Ma ütlesin, rohkem inimesi ei ole Eestis. Kui te hakkate hanget korraldama, siis te pärast teete need sündmused üle. Võta ja võtke telefoninumber Paul Uibopuu ja helistage talle ja tema on mees, kes neid sambaid restaureerib ja need uueks teeb. Te olite täna samba juures, te vaatasite, see on just kui täna tehtud. On nii? Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Läänemaa Vabadusvõitlejate Ühendus, tunnistus. Läänemaa Vabadusvõitlejate Ühenduse juhatus otsustas annetada teile, Paul Uibopuu, Läänemaa Vabadusvõitlejate Ühenduse teenete listi number 29. Paul Uibopuu. Lääne-Maleva nimel annan Lääne-Maleva pealiku sellise sümboolse väikse medali sulle, Paul. Suur tänu sulle. Ja rahvas, nii nagu ma ennist ka ütlesin, et Lääne-Nigula vallas on mitmeid kihelkondasid, tervelt 4 ja natuke peale. See, et ühes omavalitsuses on kihelkonnad, ei vähenda mitte kihelkondade väärtust, vaid tõstab väga omavalitsuse väärtust. Tõesti, kui me Lääne-Nigulas hakkasime otsima seda, kes paneb käe külge ja teeb, oli see tükk mõtlemist, kuidas teha nii, et saada parim, aga nagu eelpool öeldud, et ka see hange, mida siis omavalitsusele või avalikule sektorile määratakse, ei saaks kuskil komistuskiviks. Ja tõsi, Nõva, Noarootsi, Lääne-Nigula, Martna, Kullamaa. Kõik on selle mehe kätt, aamrit, pitslit tunda saanud ja see töö, mis on tehtud, on suurepärane. Lääne-Nigula vallavalitsuse tänukiri Paul Uibopuu pühendunud koostöö eest Lääne-Nigula valla vabadusse ja mälestusmärkide korrastamisel. Aitäh! Kallis rahvas, tänane päev on väga ilus päev minu jaoks ja aitäh, et te usaldate mulle oma sammaste tegemise töö. Ja aitäh ka Eiki Madule ja tema julgustus tegema ja hea sõnaga. Aitäh teile kõigile! Et see on ka nagu veidikene sümboolne, et tegelikult on see nagu 30 aastat või minu nagu, ütleme, restauraatori alast tööd, et omal ajal ma õppisin tegelikult skulptoriks või Erkis, et aga kuidagi niimoodi läks ja see on pikk aeg, 30 aastat ja minu abikaasa naine Sigrid ja tema ütles mulle kunagi niimoodi, et kui meremees tuleb merelt, ta on pikka aega ära, ta on kindlasti 2 nädalat kodus. Aga kui mina koju tulen, siis on teada, et homme ma lähen jälle 2 nädalaks ära kuskil Eesti peale. Aga aitäh kõigile.
Kaitseliidu Pärnumaa malevorkester Sakson on tuntud Eesti puhkpilliorkester, mis tähistas hiljuti oma 35. sünnipäeva. Orkester esindab aktiivselt Kaitseliitu nii riiklikel tseremooniatel kui ka rahvusvahelistel konkurssidel, saavutades silmapaistvaid tulemusi. Hiljuti naasis puhkpilliorkester Euroopa meistri muusikafestivalilt Saksamaalt 1 kuld, 2 hõbemedali ning diplomiga. Ühtlasi kvalifitseerus 2027. ja 2028. aastal toimuvale maailmameistrivõistlustele. Orkestri juht on Kaido Kivi, kes hetkel viibib komandeeringus Poolas. Orkester teeb tihedalt koostööd teiste kollektiividega, näiteks Eesti Dirigentide Akadeemia puhkpilliorkestriga ning esineb aktiivselt tähtpäevadel, sealhulgas Kaitseliidu üksuste aastapäevadel, võidupüha paraadidel ja nii edasi. 10 aastat tagasi esines orkester Kullamaal, kui tähistasime Vabadussõja mälestussamba 90. aastapäeva ja avasime toetuste toel kindralmajor Jaan Kruusi mälestussamba. Täna esineb orkester Kaitseliidu Läänemaleva kutsel ja toetaval toel Kullamaal, kui tähistame Vabadussõja mälestussamba 100. aastapäeva. Orkestri dirigent on täna Sigrid Hint. Orkestri kontsertosas on täna kavas 4 muusikapala. Esimene nendest. Sõnad ja meloodia on vallutanud eestlaste südamed, ilma milleta ei ole alates 93. aastast möödunud ühtegi noorte ega üldlaulupidu. Laulu on pakkunud Eesti iseseisvuse taastamise ajal ka uueks hümniks. Luuletuse ja laulu teine salm on kirjas Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaalil, mis avati Eesti Vabariik 100 aastal 23. augustil 2018. Juhan Liiv, Peep Sarapik, ta lendas Mesipuu poole.
esitatakse üle maailma alates Venemaa täiemahulisest kallaletungist 2022. aastal protesti eesmärgil sõjalise agressiooni vastu ning mälestamaks langenuid Ukraina ja maailma vabaduse eest. 24. august on Ukraina iseseisvuspäev. Laul loodi Balti keti jaoks, mis väljendas suurt protesti Nõukogude okupatsiooni vastu ning Baltimaade iseseisvuspüüdlust Molotov-Ribbentropi pakti 50. aastapäeval. Laulu nimetatakse ka Baltimaade ühishümniks. Ärgake, Baltimaad!
ja kontserdi viimane muusikapala on reibas, aga selle sõnum suhteliselt karm. Nõukogude korra tulles pandi talle süüks Eesti Vabariigi aegsete laulude õpetamist ning ta küüditati 45. aastal algul Komimaale, siis Norilskisse, sai 10+5 aastat, aga vabanes 54. aastal. Asumisel olles juhatas ta Norilskis puhkpilliorkestrit ja kirjutas ja seadis seal ise lugusid, sealhulgas ka selle marssi, mis on kirjutatud 4. augustil 1954 Norilski vangilaagris Venemaal. Walter Sõõro, marss.
nii, head sõbrad, päeva teemavabaduse sündmust valistas siis muusikaga Mullemaa vabadusse mälestussamm 100. aastapäeval Kaitseliidu Pärnumaa maleva puhkpilliorkester Sakson ja dirigent oli Sigrid Minik. Kelly Kivi. Aitäh! Ja tänasel päeval meie sündmusel kõnelesid vallavanem Janno Randmaa, Kaitseliidu Läänemaleva kaplan Meelis Malk, Püha Johannese koguduse õpetaja Kari Töökanen, Kaitseliidu Läänemaleva pealik major Jaanus Tuulik, ülevaate Vabadusse mälestussambast andis Elvin Rannik, tipuohvitser oli kapten Aksel Heidemann, päeva fotograafid olid Arne Hindremäe ja Sulev Paesalu ja tseremoonia moderaator, juht ja lavastaja oli siinkõneleja Heiki Magus. Mina soovin teile kõigile ilusat päeva kulgu ja jätku. Isän, õnnistagu meid ja hoidku meid. Isä, lase oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Isän, tõsku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Millega see lõpetab selle peo täna? Ei seda küll, aga siin ei ole seda siin keegi. No näe. Ei seda küll, aga siin ei ole